Ja täna siis vaatame kõikide kepikõndijate suureks rõõmuks üle kepikõnni tehnika põhialused, kuidas kõndida keppidega, kuidas valida õigeid kõnnikeppe, kui kellelgi on valik veel tegemata, kuidas kinnitada endale kepid käe külge ehk kuidas rihma pikkust parajaks sättida, millal keppide otsa jätta kummist otsad ja millal kõndida lihtsalt kepi teravate otstega. Usun, et kasulikke näpunäiteid saame siit kõikidele, kes võib-olla varem kepikõnni koolitusest osa saanud ei ole. Aga alustame sellega, et teeme natukene lihased soojaks. Mina kõnnin kepikõnniga nagu väike tšuh, et tehnikale ei pööra tähelepanu, mul on põhiline see, et ma saan oma meeskonnaga koostööd teha ja on 5-aastane kogemus. Kepikõnnis? Jah, aga ma käin ilma kepiketta, käin jalatööle 4,5 kilomeetrit ja tagasi Anne linnast kliinikumi juurde. Tagasi. Väga tubli. See on kindlasti hea trenni idee kõikidele jooksumaratoni kepikõnni osalejatele. Ei olegi vaja keppe selleks, et trenni teha. Kepikõnd väga suuresti koosneb kõnnist, eks ole. Ja väga tihti, kui me kõnnime, siis me ei mõtle selle peale, kuidas me kõnnime. Põhimõtteliselt, kui te astute, siis ideaalis esimene punkt, mis maad tabab, on milline? Kand. Ehk teie liikumine on sirgjooneline ja teie kõigi liigeste liikumise suund on edasi, eks. Et kand tabab esimesena maad ja varvas lahkub maast ehk. Ja siis veel üks asi, et käte liikumine oleks ka selles samas suunas, et ei pea kätega väga hoogsalt, aga et te tunnete, et käed ei käi niimoodi või laiali, vaid et käte liikumise suund on sama, mis teie liikumise suund. Aga 3, 2, 1 ja lähme. Tõstke korra kepid üles niimoodi ja vaadake, kui palju ruumi teil jääb siia pöidla ja kepi vahele. Tegelikult on selle rihmapikkusega niimoodi, et rihmapikkus peaks olema selline, et on vastu seda keppi, eks ole. Teil on kontakt käe ja kepi vahel, aga samas ei tohi teda tõmmata nagu pigistama, et ta pigistaks, et te tunnete siit ebamugavustunnet. Nüüd järgmine asi veel enne, kui me liigume edasi on, näete, mõnedel on need kummijublakad otsas. Merle, räägi sina kaamerasse, miks sul need jublakad seal on? Siis kui ma kõnnin asfalttee peal või kruusatee peal, siis on nendega parem, et ei liibi sealt ära. Ja ei põruta. See on õige vastus. Aga nüüd on mul siuke küsimus teile, kas me oleme asfalttee peal praegu? Ei ole. Aga võtame ära nad. Sellepärast, et siis kui me ei ole asfalttee peal, siis jällegi selle terava otsaga me haagime sellesse pinnasesse palju paremini. Vahel võib-olla, kui te linna vahel käite, siis te näete ka selliseid inimesi, kes kõnnivad, et kepid on niimoodi otsad maasse. Aga see tegelikult väga hea ei ole. Sest et siis on tõukesuund, mida te rakendate maa suunas, mitte teie liikumise suunas. Nii et ideaalis on kepid kogu aeg umbes 45 kraadi tahapoole suunatud. Aga nüüd, kuna kepikõnni ajal üldiselt kepid ei lohise lihtsalt kaasas, vaid nendega tehakse midagi, siis proovime järgmise harjutuse ajal teha väikese sellise asja juurde, et me kõnnime täpselt samamoodi, nagu me kõndisime. Aga sellel hetkel, kui me astume vasaku jalaga sammu, me tõstame kergelt sõrmedega parema käe kepi niimoodi ja asetame siia parema jala juurde maha. Ehk me teeme sellise väikese, nende kõige rohkem nende 3 väiksema sõrmega või 2 väiksema sõrmega tõstame selle kepi samal ajal, kui me kõnnime
siia enda jala juurde. Kui te nüüd astuge vasaku jalaga samm ette, panete parema kepi siia parema varba juurde maha, see on ideaalne koht, kuhu see kepp võiks enam-vähem, kus see kepp võiks maad tabada ja võtke randmed kepi küljest või sõrmed kepi küljest lahti, et teil on käed nagu vabad ja suruge kergelt siia rihma peale. Tunnete seda pinget, eks ole. Aga nüüd suruge hästi tugevalt siia rihma peale. Nii palju kui jõuate, kepp maa sisse, tunnete natuke rohkem pinget, eks ole. Põhimõtteliselt see on see variant, kuidas te kepikõnni koormust saate enda jaoks suurendada. Mida rohkem te tõukate, seda kõvem trenn on. Ja nüüd mõtleme selle peale, et meil see keha asend, õlgade asend oleks selline, mille te leiate siis, kui te tahate hakata ette kukkuma. Nii et alustamegi seda lõiku sinna ja tagasi, nii et kõigepealt te seisate paigal ja siis hakkate käima selles ja hoiate õlad selles asendis, mille te leidsite siis, kui te tegite esimese sammu. Kas nüüd tuleb hoog sisse? Nüüd tuleb oluliselt suurem hoog. Te teate seda, kuidas te saate koormust juurde panna, kuidas te saate koormust maha võtta ja kuidas on see õige tehnika selles mõttes, et mitte kepid ei vaata alla, vaid kepid vaatavad taha, eks ole. Ja loomulikult mitte keppe ei tõsteta niisama, vaid pannakse käed ja ülakeha tööle. Need on põhilised asjad, aga lihtsalt selle koormusega te saate ise mängida vastavalt sellele, kuidas enesetunne on ja mida te siis saavutada tahate. Nüüd on meil siuke väike variant, et me teeme Toomemäel lihtsalt ühe väikese ringi selleks, et seda kinnistada, mis me siin praegu proovisime, et kõik kohe meelest ära ei läheks. Tõukate tegelikult samamoodi, aga te saate nii-öelda keppidega või saate nii-öelda roomata keppida või siit mäest üles, et võtate 4. jäsemid juurde. Ja ehk siis nüüd näete, et kepid tulevad sealt ettepoole täiesti loomulikult. Iga sammuga ma siit küll üles. Saab aitama. Ma saan ise, aga... Noh, päris järku nõlg oli. Õnneks on ta lühikeks. Kui Munamäge võtad, siis saab päris palju. Saaks. Aga täna Munamäele ei lähe, et kõigi minna. Muidu ka teadmiseks, et trenni lõpus venitada on ikka kasulik. Lihased uuesti pikaks tagasi, võtame kepid käest ära. Ja kasutame neid taas toe ja abivahendina. Kõik Tartu jooksumaratoni kõndima!